no erinevates Nurgakivi saadetes siin kogu selle talvehooaja me oleme rääkinud sellest, et inimesed minge loodusesse, nautige loodust ja värsket õhku ja tegelege õues hobidega. Täna oleme me just seda teinud. Makita tööriistakooliga oleme tulnud siia Väike-Järve peale, et proovida natukene kala püüda ja vaatame, millised töövahendid Makital selle jaoks pakkuda on. Nii, ma arvan, et kalapüügil kõige olulisem on siis see, et tuleb leida õige koht. No seda kindlasti, et alati kala otsimisel talvel on see, et tuleb hästi palju ringi käia ja otsida, kus kohas ja mis kala püüdma minna. Särje püüdmisel kindlasti rooääred, augi püüdmisel samamoodi rooääred, ahvenapüük täiesti sõltuvalt veekogust tuleb leida otsida. No nagu ma aru saan, siis nende aukude puurimiseks ongi Makita tegelikkuses ka tulnud siin kalameestele appi, et lisaks tööriistale on nüüd siis Makital ka sellised hobiasjad. Ja selles mõttes, et millega nüüd siis hea on jääl käia, on tulnud juurde kalastuspuur, mida on siis võimalik trelli otsa ühendada adapteriga. Tegemist nüüd siis on uue puuriga, spiraal plastmassist, oluliselt kergem kui nüüd varemad puurid, mis olid metallspiraaliga. Selle juurde on Makital juba pikemat aega väljas selline akutrell, et väendamomenti tal 115 newtonit, sellepärast on ka see käevide siin küljes, et ei väänaks endal randmeid tagurpidi. Proovime ka siis mõned augud puurida ja otsime seda kala. Loodame, et me saame juba paari auguga, aga saame näha. See tundub, et see on lihtne, aga võib-olla tead, teinekord on niimoodi, et nagu tööriistadega on, et tegija käes vaata, et kurat, see on ju lihtne. Aga ise tegema on kuradi raske. Paljude töödega, aga vaatame kohe. Mina, kes ma pole seda varem kasutanud, teeme katse. Ilus. Ega midagi, tead, ega kui me juba kalale tulime, siis me ikka peame proovima, kas me midagi kätte ka saame, et ma tean, siin järves kala on. Vaatame, kas meil läheb õnneks. Laseme õnged ette. No, talipüügi üks teine suur väljakutse lisaks aukude puurimisel on see, et tihti lugu on külm. Siin on tegelikult ka Makita appi tulnud. Jaa, absoluutselt, et Makital on olemas ka nüüd siis soojendusega joped, vestid, samaline 18 voldine aku külge ja läheb tööle. Mina olen ise selles mõttes kasutanud seda 2 ampertunnise akuga ja ma olen saanud -20 kraadi juures esimesel soojaastmel kasutada seda jopet terve päeva. Ehk siis kusagil 8-tunnise püügipäeva. Adapteril on olemas siis pikem vedrujuhe isegi. Juhuks, kui tunnete, et ebamugav on selja peal, siis võib panna ka ta püksi vöö külge ükskõik kuhu. Uspi väljundid ja nii ta toimetab. Kütteelemendid on siis jopel selja peal olemas ja ees taskute juures, et rinna pealt ja kõik kütab ilusti ära, ilusti soojaks. No nii, nagu vanarahvas ütleb, tagumik märg ja mitte ükski särg. Midagi pole teha. Tänase päev läks nii, eks see kalapüük niimoodi käib. Jah, ega päevad ei ole vennad ja aeg-ajalt tulebki niimoodi jälle püügilt maha tulla, et ei olegi nagu saaki kätte saanud. Aga siis on meil lohutuseks selline asi, et Makital on ka selline vahva kaasaskantav kohvimasin, et kui kala ei võta, siis saab vähemalt ise istuda, sooja kohvi nautida ja loodust imetleda. Absoluutselt. Makita kohvimasinal täpselt samamoodi kasutatakse. Selle kohvimasinal võib kasutada nüüd siis ka juba väiksemaid akusid, et tal on ka maks 12 aku võimalus olemas, 18 voldi oma samamoodi. Saab teha kohvi, saab teha teed, väga lihtne selles mõttes ka kasutada. Akud käivad siis külje pealt. Aga siin käib isegi 2 akut, ma näin. Ei, selles mõttes, et siia saab panna nüüd niimoodi, et kui nüüd see 18 voldine siit vaikselt eemaldada, siis teisele poole on võimalik panna siis maks 12 aku. No nii, valmis ta on. Ega ma ennem ei usu, et see hea on, kui ma proovinud ei ole. Proovime kohe järgi. Maitjab täitsa hea. Nii et nagu nägime, Makital on olemas kõik asjad, et ka loodusest meeldivat aega viita. Ei pea ainult tööriistadega tööd tegema. Nii et järvel näeme.